Arvo, sa oled oma elus kokku puutunud palju reaalteadusega, oled olnud veterinaarias, oled olnud vaktsiinilaboris, oled ravimitööstuses ja siis sa mingil ajal jõudsid sellest reaalteadusest millegi hoopis teistsuguseni reaalsusloomeni. Räägi paari sõnaga sellest loost, miks ja kuidas see väljatulek sealt tavateadusest toimus? No sellise klassikalise määratluse järgi ma olen olnud rohkem humanitaar kui reaal, et ega ma koolis ei pidanud matemaatikat ja füüsikat oma lemmikaineteks. Aga see, kuidas ma nüüd kogu sellest reaalsest ja sellest kivistunud maailmast välja astusin, ma lihtsalt jõudsin ajapikku sellisesse seisundisse ja teadvusesse ja teadmisesse, et midagi on hirmus viltu selles, kuidas meile seda maailma kirjeldatakse koolis ja ühiskonnas ja kodus ja et asjad ei klappinud omavahel. Et kirjeldati maailma kui ühte kellavärki, mis koosneb kuulikestest ja hammasratastest ja pendlitest ja kõik on eraldiseisev ja selline Newtonlik. Ja seal samas inimene näeb, elab, teab ja tunnetab midagi, mis ei allu nendele kirjeldatud seadustele. Ütleme nii, et ma juba kusagil keskkooliajast hakkasin huvi tundma igasuguste niinimetatud alternatiivsete asjade vastu. Ülikoolis see huvi süvenes, et ma puutusin kokku šamaanide ja šamaanindusega ja siis ma arvasin, et on olemas kaks maailma, et üks on siis see füüsiline maailm, milles me elame ja teine on vaimne maailm, mis on kusagil seal täispool membraani, mida käega katsuda ei saa. Aga selline duaalsuses, lõhustatuses ja lõhestatuses elamine, see hakkas täiesti füüsiliselt tervise peale. Ma lihtsalt jõudsin ühel hetkel sellisesse seisundisse, et väliselt olin ma hästi edukas, aga sisemus läks hästi katki. Algul ma arvasin, et see on midagi ärimaailmas selline läbipõlemise moodi, aga ma ei tundnud, et ma oleksin läbi põlenud, lihtsalt ma tundsin, et on midagi, mida on vaja teada saada. Ja siis see esimene teadmine, mis mu pani suurtesse sügavatesse otsingutesse, oli see, et ei ole olemas kahte eraldi maailma, füüsiline ja vaimne. Need on kõik üks ja seesama maailm. Meile nüüd kirjeldatakse eraldi, et me vahiksime ühele poole ja teisele poole, et me saaks ilusasti kenasti keskel korraga kokku. Ja sealt maalt hakkasid, kui see tõdemus minuni jõudis, siis hakkas selline otsingute periood pihta, et mis see maailm siis on? Et on ta siis vaimne või on ta füüsiline? Ja siis ma sain targemaks natukene, sain teada, et on nii vaimne kui füüsiline samaaegselt, üheaegselt, kõik on üks. Ja siis sealt saabus minu ellu pööre, ma astusin sellest nii-öelda tavareaalsusest välja. Tavareaalsus on see, mida inimesed on harjunud pidama tavareaalsuseks, et kõik on füüsiline paika pandud ja planeeritud ja kui ei ole planeeritud, siis paned sa omadega võpsikusse. Et ma sellest vanast paradigmast ehk uskumuste süsteemist lihtsalt astusin välja ja hakkasin otsima, et mis siis on, mis siin tegelikult siin maailmas on. Üks hästi riskantne samm oli iseenesest. Et ma jäin üsna maa ja taeva vahele rippuma mingiks ajaks. Ja siis, kui lõpuks varbad tunnetasid põhja ja nina ei olnudki üldse vajunud vee alla, siis ma saingi aru, et kogu see maailm, nii taevas kui maa, kõik on üks, ühes tükis koos. Ja siis hakkas sõit Ameerika mägedel ehk otsimine ja teada saamine, mis see siis oli ja mis see siis on, mida meile ei kirjeldata. Milliste paradigmadega sa kokku puutusid nendes Ameerika mägedes, mida meie ka teame võib-olla, millised märksõnad? Ütleme niimoodi, et paradigma on oma olemuselt ju üks uskumuste süsteem. Ütleme niimoodi, et kui ma sellest materialistlikust paradigmast
olin lahti lasknud, siis ma haarasin sellise šamaanliku maailmavaate paradigma. Aga ma ei sobitunud ka sellega, sest seal oli kohutavalt palju reegleid, mida ma ei olnud suuteline kuidagi meelde jätma. Ja siis ma hakkasin katsetama, läksin oma reegleid tegema ja maailm ei läinudki kummuli ja uppi. Ja selliste katsetamiste ja proovimistega täiesti omal nahal jõudsin ma selleni, et maailma kõige parem paradigma on ujuv paradigma. Et sa oled valmis iga uue asja teada saamisel või mingisuguse unustatud asja meelde tulemisel oma maailmavaadet muutma. Et seni, kuni me hoiame raudselt kinni mingisugusest ühest vaatenurgast, seni see maailm sõidab meil otsa. Aga kui me laseme oma paradigma minu mõistes ujuvasse seisundisse, siis me saame selle maailmaga kaasa sõita. Siis me ei saa nii palju haiget. Eks ikka ehmatusi ja ebameeldivusi ju on, kui sa oled sellises ujuvas paradigmas, siis tavaline klassikaline maailm nimetab sind selgrootuks ja et sul ei ole oma seisukohta ja on ikka seisukoht, aga mul on täna minu seisukoht, mis ei tähenda seda, et homne seisukoht oleks sama, mis täna. No see tundub vägagi teaduslik maailmavaade ja oma falsifitseeritavuse nõudes ja nii edasi, aga kui nüüd me teame ju täna, et suur osa loodusteadusest ja küllap ka humanitaarteadustest on salastatud ja kuna sa olid ka ravimitööstuses siin või teeninduses tegev, siis täna me oleme lugenud juba Andres Lindmäe lugu sellest, kuidas meditsiin on korruptiivselt kaaperdatud, et kas sa oled tutvunud ka üldse selle teaduse kaaperdamisega läbi aegade? Me teame, et seoses Prienergiaga pankur Morgan kaaperdas ära Teaduste Akadeemiat, et nad ei tegeleks igiliikurite leiutamisega, aga kas on meil mingeid valdkondi, kus ta on ära kaaperdatud ja meile luuakse mingit hoopis teist pilti sellest tõelisest teadusest? Jah, mulle teadus väga meeldib. Teadus on äraütlemata põnev asi. Aga tänapäevane klassikaline teaduse käsitlus, see mulle enam ei sobi. Et see klassikaline ja kivistunud käsitlus on see, et absoluutselt kõik peab olema, kõik igasugused teaduslikud katsed peavad olema representeeritavad ehk korratavad. Aga kvantfüüsika kaudu on ju teada, et katse läbi viia mõjutab katse tulemust. Kvantteooria on ka ju klassikaline teadus. Kes on katse läbi viia? Katse läbi viia on inimene. Inimene omab teadvust ja see teadvus muutub absoluutselt igal hetkel. Niipea, kui ma kuulen mingit heli, mingit sõna, mingit infokildu, siis sellest hetkest on minu teadvus muutunud ja seda katset mina enam representeerida ei saa. Ja keegi teine, kes omab absoluutselt teistsugust teadvust, teistsugust teadmiste komplekti, teistsugust paradigmat, ei saa ammugi minu katset representeerida. Et see representeeritavus oli see, mis mulle nagu hirmsasti ette jäi, aga nüüd teaduse kaaperdamisest rääkida, see aeg, kui ma olin ravimi müügis sees, mida rohkem ma karjääri tegin, seda lähemale ma sellele kaaperdamisele jõudsin kuni sinnamaani välja, et kui ma leidsin mingisugusest väga tähtsast dokumentatsioonis vea kliiniliste katsete läbiviimisel ja protsentide arvutamisele, kui ma sellest andsin ravimifirma lokaalsele peakontorile teada, et siuke viga on sees, siis selle peale öeldi mulle, et me maksame sulle materjali tõlkimise, mitte vigade otsimise eest. See tekitas esialgu sellise kerge väikse vihajõnksatuse, aga kui ma hakkasin rahulikumalt järele mõtlema, siis ma hakkasin avastama, et kõikide nende nii-öelda kliiniliste katsetuste taga võib äkki võltsimine olla, mis ähvardas päevavalgele tulla ja kui ma siis hiljem hakkasin nii-öelda alternatiivsetest allikatest infot otsima, siis tuli välja, et kõik üks suur võltsing ongi. Ja kogu see teaduse pool on kaaperdatud. Aga see on siis äri eesmärgil? Absoluutselt. Ainult kasum. Kasum ja veel kord kasum. Kui rääkida natuke nüüd edasi siit kvantteooriast, siis sellest võib-olla alustaks kuulsast kahe pilu katsest, kuidas vaatleja mõjutab katsetulemusi.
ja mis sealt edasi on saanud? Noh, räägime kõigepealt sellest, mis asi on üldse kvant. Inimestele täiesti tuntud sõna ja tundmatu definitsioon. Et sellest kvandist räägitakse niivõrd palju, see on nii üle ekspluateeritud sõna ja võiks öelda korrumpeeritud sõna. Et mis asi on üldse kvant? 100 aastat tagasi oli teadus jõudnud nii kaugele, et mateeria vaatlemise vahendid, piltlikult öeldes mikroskoobid, olid muutunud nii palju võimsaks, et oli võimalik jälgida protsesse aatomi sees, aatomi siseselt. Aatomit ennast ei ole mitte keegi mitte kunagi näinud, sest ta on nii väike, et teda ei ole võimalik mitte mingisuguste vahenditega vaadelda. Küll aga on võimalik vaadelda tema tegevusjälgi. Ja juba väga pikka aega on ju olemas olnud idee, et ka aatom peab millestki koosnema, neid mingeid asju nimetati elementaarosakesteks. Ja kui siis jõuti nii kaugele, et hakati elementaarosakeste käitumist jälgima, siis need elementaarosakesed käitusid väga kummaliselt. Nad kord käitusid kui osakesed, jättes oma teekonnale löögijälgi ja siis ühtäkki võtsid need samad elementaarosakesed kätte ja käitusid kui lained, jättes kõikele lainejälgi, interferentsi jälgi. Ja siis ei saanud enam neid aatomi koostisosi nimetada ei osakesteks ega ka laineteks. Kord olid üks ja kord olid teine. Ja siis võeti kasutusele lihtsalt sõna kvant, kvantum, kvanta, kogus, kogum midagi. Ja sealt maalt sündiski kvantfüüsika, see sündis enam-vähem 100 aastat tagasi. Noh, ütleme niimoodi, kvantfüüsika sündimise selliseks kuldajastuks peetakse siis eelmise sajandi teist ja kolmandat kümnendit. Siis tulid sellised põhilised avastused. Ja kui nüüd rääkida kahepilukatsest, siis kahepilukatse, et teada saada, milline üldse on kahepilukatse, siis ei ole vaja muud kui interneti sisse minna ja otsida lihtsalt two-slit experiment või siis kahepilukatse märksõna järgi ja saab näha igasuguseid illustratiivseid klipikesi ja kirjeldusi. Aga kahepilukatse põhiline tähtsus kvantfüüsikas seisneb selles, et ta näitab katseliselt ära, kuivõrd oluline on vaatleja ehk eksperimendi läbiviija tegevus selleks, et kvant käituks kas osakesena või lainena. No väga pikka aega, õigemini head mitmedkümned aastad arvati alates 80-ndatest, et vaatleja on nüüd see, kes ainuüksi sellega, et viskab pilgu peale ja hakkab jälgima näiteks elektroni või footoni käitumist, kukutab kokku lainefunktsiooni ja tekib füüsiline kas elektron või footon, mis siis lendab ringi nagu kuulikene. Aga viimaste aastate võimalikult keeruliseks ja põhjalikuks aetud katsete skeemid näitavad seda, et mitte nüüd vaatleja üksinda ei tekita seda olukorda, kus laine muutub osakeseks või osake laineks, vaid see, kas osake on füüsiliselt tunnetatav ja jätab füüsilisi löögijälgi, sõltub sellest, kas vaatleja salvestab katse tulemusi ja otsustab neid kas või hiljemgi vaadelda või ei salvestata neid tulemusi ja andmeid. Ehk nii-öelda järelkontrolli võimalus puudub ja vastavalt sellele, kui salvestatakse andmeid ja inimene on otsustanud kas või kauges tulevikus vaadata katse tulemusi, siis seesama osakene võtab kätte, õigemini see kvant võtab kätte ja käitub kui kuulikene. Kui inimesed tulemusi ei vaata, siis kvant käitub kui laine. Kui me hakkame nüüd fundamentaalselt tasandilt pihta, hakkame suurelt tasandilt pihta, et see maailm, seesama laud siin, eks ju, ta koosneb mingisugustest materjalidest, materjalid omakorda koosnevad molekulidest, molekulid koosnevad aatomitest ja aatomid koosnevad millest? Kvantidest. Ehk kõik see siin, seesama laud, minu keha, kõik siin ruumis tegelikult koosneb kvantidest ja kõik need kvandid käituvad füüsiliselt ja füüsiliselt tunnetatavana tänu sellele, et on olemas vaatleja, kes otsustab neid lihtsalt vaadata. Ehk tegelikult see laud siin on tulemus
mida me vaatleme. Mis annab meile sellise hea võimaluse mõelda selliselt, kas on nii või see ei ole nii, 100% kindlalt ei saa seda ju väita, et kui me siit sellest ruumist lahkume, siis seda ruumi siin ei ole olemas. Sellisel kujul, nagu me teda füüsiliselt praegu tajume. Sellest hetkest, kui me siseneme siia ruumi, on see ruum füüsiliselt olemas. Informatsioon ehk see lainetus ehk energia. Energia ja informatsioon on üks ja sama asi, neid mõlemaid iseloomustab lainetus. Siis see laine funktsioon kollabeerub füüsiliselt tajutavaks reaalsuseks. Ja nüüd need viimased katseskeemid annavad ka alust mõelda, et sellest hetkest, kui me teadvustame selle ruumi olemasolu, mõtleme selle ruumi peale, oleme näinud kas pilti või oleme siin ruumis olnud, aga oleme ruumist antud momendil eemal ja ainuüksi meie mõte sellele ruumile tekitab nii-öelda informatsiooni tihenemise ja annab võimaluse tal kollabeeruda selle lainel füüsiliselt tajutavaks reaalsuseks. Ka siis, kui me ei vaata? Ka siis, kui me ei vaata. Piisab mõttest, sest mõttega on ju niimoodi, et on väga palju kirjeldusi ja isiklikke kogemusi ka minul, et ka distantsilt on võimalik teha tervendust. Ainuüksi kujutades nii-öelda seda tervendatavat objekti ette ja see tervendatav objekt seal kusagil informatsioonivälja nii-öelda teises osas ta täiesti füüsiliselt tunnetab seda, tunneb seda ja võib toimuda tervenemine. Või siis luua oma teisikuid? Jah, luua oma teisikuid distantsilt. See on minu igapäevane praktika. Ma praegu 2 teisikut kodus võtavad kätte ja magavad mind välja. Et kõige klassikalisem kahepilukatse seisneb milles? On siis mingisugune seadeldis, näiteks elektronkahur, mis on suuteline ükshaaval elektrone välja tulistama. Sellel teekonnal, kuhu suunda elektronid tulistatakse, ühe kaupa pannakse kilp, milles on 2 pilu. Ja nüüd, kui tegemist oleks osakesega, siis on ju ainult 2 võimalust, et tegelikult 4 võimalust, et kas elektron läheb läbi ühe pilu, läheb läbi teise pilu, ei lähe üldse läbi või läheb kilbist mööda. Ja nüüd järgmisena on paigutatud elektroni teekonnale teisele poole seda 2 piluga kilpi ekraan, mille pihta siis elektron peaks lendama ja jätma jälje. Kui ta oleks füüsiline objekt, siis ta peaks jätma sinna 2 riba löögijälgi. Kui nüüd see katse käivitati, siis juhtus midagi väga kummalist. Lasti 1 elektron ja taha ekraanile jäi lainete muster. Nagu oleks läinud siit elektronkahurist teele laine. Osa lainest oleks läbi läinud nagu ühest pilust, teine teisest pilust, siis läks edasi nagu 2 lainet. Need 2 lainet omavahel interfereerusid ehk segunesid ja jätsidki ekraanile lainemustri. Siis tekkis selline lihtne küsimus, et kuidas saab üks elektron, mis oli seni kujutluses üks kuulikene, jätta lainemustri sinna ekraanile. Siis nüüd selleks, et teada saada, mismoodi see elektron siis käitub, paigutati nende pilude juurde, õigemini alguses ainult 1 pilu juurde detektor, mis oli suuteline fikseerima selle, et elektron lendas temast mööda. Ja sellest hetkest, kui sinna 1 pilu juurde pandi detektor, juhtus järgmine asi, et sinna taha ekraanile tekkisid 2 rida löögijälgi. Elektron nagu oleks teadnud, et teda üritatakse jälgida ja ta muutus lainest füüsiliselt toimivaks objektiks ehk nagu kuulikeseks. Hiljem seda katseskeemi täiustati, see detektor paigutati veel teisele poole seda 2 piluga kilpi, et üritada elektroni ära petta nagu. Aga tulemus oli täpselt seesama. Elektron nagu oleks juba enne kilbini, 2 piluga kilbini jõudmist teadnud, et teda kavatsetakse hiljem vaatlema hakata ja ta käitus füüsilise objektina, mitte lainena. Sellest hetkest, kui detektor välja lülitati, enam ei registreeritud mingisugust elektroni lendamist, sellest hetkest oli seal taga ekraani peal lainemuster, elektron oleks nagu teada saanud, et mind ei vaadata, nüüd laseme ennast lõdvaks.
ta nägi nagu tulevikku kätte siis. Ja nägi ka tulevikku ette, jah. Ja õigemini vaatleja oma vaatlemise sooviga liikus ajas tagasi sellesse hetke, kui elektron oli tont teab veel kus. Et see katse näitas ka seda, et lineaarne aeg ei ole ainult ühesuunaline. Et aeg üleüldse ei ole lineaarne. Siin on nüüd 2 küsimust. Esiteks, kuidas aju muundab selle energiainformatsioonilise välja, mis meie ümber on, nii-öelda pöörleb ja lainetab ja võtab ka kuju. Kuidas ta muundab selle meeleliseks kogemuseks? No minu teooria, õigemini ta ei ole minu teooria, ta on teooria, mis mulle kõige paremini sobib, on see, et aju ei muunda midagi. Aju on ainult üks vahend. Aju ei tegele sellega, et ta looks teadvust, vaid aju on oma omadustelt on üks antenn ja protsessorid rägastik, mis võtab vastu signaale, töötleb neid ja saadab informatsiooni välja sisse neid tagasi. Ajus ei ole mitte kunagi leitud ühtegi kohta, mis sarnaneks salvestusseadmega. Ega ei ole leitud ka teadvust ajus. Tegelikult on ta seal ajus olemas, aga teadvus ei lokaliseeri ajus, ta on kõikjal. Ja aju on lihtsalt teadvuse vahend. Ta on umbes nagu mingi lääts, kui me vaatleme mingit objekti ja vaatleme läbi selle läätse, siis teadvus vaatleb seda maailma läbi minu keha kui läbi läätse. Ja ajus on signaale vastu võtvad ja välja saatvad antennid ja protsessorid. Et aju ise ei tee midagi, ta on üks suhteliselt mõttevaba lihakäntsakas. Ta on oma omadustelt täpselt sama nagu on raadioantenn, kui sinna raadioantennile protsessorid, infoprotsessorid juurde panna. Kas nüüd siis ei ole erinevust, kuidas näeb maailma selgeltnägija, kes näeb teda energiate virvarrina ja seda, kuidas näeb tavainimene? Seal on ju aju vahepeal. Jah, see on nüüd jällegi sellise newtonliku ja mehhanistliku maailmakäsitluse tulem, kui uuritakse ja otsitakse, et mismoodi aju käitub teistmoodi, et sellel aju lained on teised ja jah, loomulikult on teised, kõigil on teised, kõigil on erinevad. Aga see nüüd, kuidas näeb tavainimene või selgeltnägija, see sõltub sellest, millise teadvusega, millise teadvustasandiga seda maailma vaadatakse. On täiesti tavalisi inimesi muutunud nii-öelda selgeltnägijaks, kes on hakanud suutma ennast fokusseerida nii-öelda peenenergiale ja on suuteline neid ühtäkki nägema hakkama. On inimesed, kes on sündinud selle omadusega ja ei oska selle omadusega midagi peale hakata, väiksed lapsed. Kui neile keegi ei anna nii-öelda toetavat seletust, vaid öeldakse, et kui sa nüüd selle puu ümber näed mingisugust kuma, siis tegelikult su silmad petavad ja vaja oleks kähku silmaarsti juurde minna. Et jah, me näeme küll erinevalt, aga see sõltub sellest, kuidas me seda, mida me näeme, teadvustame. Et saades teada, millised informatsioonid ja energiat ja millised võnkesagedused, lainepikkused meie ümber on ja mida nad endast kujutavad, siis tegelikult pannes silmad kinni, kõik inimesed näevad kujutluspilte. Mis asjad need kujutluspildid on? Šamaanid kasutavad neid kujutluspilte täiesti konkreetsetes tegevustes, ravitegevustes. Nende piltide nimiga on entopterilised pildid, nägemused ja šamaanid lihtsalt põlvest põlve pärandades edasi teatud kogemusi. Nad võtavad ja usaldavad neid pilte. Ega see, kui šamaan läheb allilma rändama, aga ta ei lähe kusagile alumisse maailma, mis oleks füüsiliselt kusagil meie jalgadel, vaid see on see, mis on meie sees ja see on täiesti õpetatav ja õpitav. Ja täpselt sama on selgeltnägemine, on õpetatav ja õpitav, saades teada, mis meid tegelikult ümbritseb. Seni, kuni me arvame, et siin laua peal on ainult üks tuuratopis, seni siin laua peal ongi tuuratopis. Aga kui me saame teada, et tegelikult on see üks informatsioon, mis asetseb informatsiooni väljas absoluutselt kõikjal ja me lihtsalt oleme nüüd kokkuleppe järgi otsustanud näha seda tuuratopis siin selle koha peal, siis me näemegi teda siin selle koha peal, aga see ei välista seda, et mingisuguses teadvusseisundis võime näha seda tuuratopist hoopis siin lael õljumas. Et just täna hommikul tuli selline mõte pähe selle nägemise seisukohalt, et inimesed, me oleme omavahel ühendatud, me oleme võrgustikus.
me oleme täiesti üks ja miks näevad osad inimesed näiteks lähedaste inimeste vahel mingisugust hõbedast niiti? No see on lihtsalt see, et nad fokusseerivad ennast nendele informatsiooniühendustele ja siis nad näevadki neid. Nad on tegelikult kah olemas. Aga meie tavamaailmas, kus me kõnnime selles makromaailmas ringi, me ei näe neid. Me ei oska neile tähelepanu pöörata. Aga sellest hetkest, kui me saame teadlikuks, siis oskame me tähelepanu pöörata, oskame oma teadvust fokusseerida, siis me hakkame nägema väga imelisi asju. Noh, kõige lihtsama labasem näide on see, et kui meil on mingisugune mõte ja me otsime, ta on küsimuse moodi, me otsime selle vastust, siis käies silmad lahti, lugedes esimest posterit seina peal, järsku tuleb niivõrd fantastiline lause sellest infoväljast, nagu täna siin oli all foyees, Tallinna Ülikooli peahoone foyees. Mõtisklesin selle meie haridussüsteemi üle, et kust me tuleme ja kust me oma nii-öelda koolitarkused oleme ammutanud. Ja siis ma nägin järsku ühte plakatit, kus kutsuti noori õppima õpetajaks ja slogan oli selline, et õppige tuleviku suunajaks. No, et see on see, et kus oskad seda näha. Miks me näeme seda maailma nii ühtemoodi? Miks me oleme kokku leppinud, et ma ei ole sugugi kindel, et me näeme teda ühtemoodi. Me oleme kokku leppinud, et me näeme teda ühtemoodi. Et kas see on meile väljaspoolt mingi pandud programm või me oleme seda ise kokku leppinud omavahel? No ütleme suures plaanis, laias plaanis, jah, me elame maailmas, mille informatsioonil on oma mingisugune alustruktuur, mis paneb taimed kasvama ühtemoodi, paneb meid järgima mingisugust kuldlõikelist Fibonacci jada. See on jah, tegemist on programmeeringuga. Ja tegemist on programmiga programmis. Aga et me nüüd viimse detailne kõiki asju näeme ühtemoodi, et selles ma ei ole sugugi kindel. No me ju saame kokku leppida, et kuskil aegruumis kokku saada, näiteks siin me saame kokku sel kellal selles kohas ja see juhtus ja meil õnnestus trehvata praegu seda saadet isegi teha siin. Noh, põhimõtteliselt ongi niimoodi, et informatsioon funktsioneerib maru hästi, kui ta tegeleb nii-öelda ühes olemise ja koostööga. Et see, et me otsustasime, leppisime kokku, et me saame siin selles mingisuguses ruumipunktis kokku ja kogeme teineteist täiesti füüsilisena, see on koostöö. See on koostöö tulemus. Jah, see on koostöö tulemus, aga kui näiteks on minu teadvuses ja minu ümbruses infoväljas on keegi inimene, kellega ma ei taha kohtuda. Kui ma nüüd keskendun kangesti sellele, et ma ei taha, siis ma tingimata komistan talle otsa. Aga kui ma lülitan ta oma nii-öelda väljast välja, antud momendil, siis väga suure tõenäosusega me võime teineteisest niimoodi poole meetri kauguselt mööda jalutada, et me tõepoolest ei näe teineteist. Ja miks me ei näe? Sellepärast, et me võisime isegi teineteisele silma korraks vaadata. Jäi kahe silma vahele. Jäi kahe silma vahele. No siin on nüüd järgmine küsimus, et paljud meist on tegelenud nii-öelda maagia ABC-ga selle maagia buumi ajal viimasel kümnendil ja on saanud käima oma elusündmused, oma vajalikud inimesed, oma edukuse, oma külluse võib-olla isegi. See kõik töötab, me teame seda. See on töötanud võib-olla ka varasemates palvepraktikates ja nii edasi. Nüüd, mis asi ilmselt ei tööta täna, see on see, kuidas disainida ühiskonda, kuidas luua mingisugune kriitiline mass, mis siis ka sellisel kokku ja leppe ja ühistöö tulemusel tooks ühiskonda sisse murrangu, ühiskonda, millega me ei ole rahul. Et kas siin eksisteerib mingisugune kriitiline mass või milles on siin asi, miks me oleme nagu kanad takus, me ei ole rahul ja sipleme? See on selline hästi kahe otsaga asi. Mulle meeldib ikka korrata Krishnamurti ühte lauset, et muutmaks maailma tuleb alustada kõigepealt iseendast. No see on vahva. Aga kui ma vaatan selles informatsiooni väljas ringi, selles tavalises inimühiskonnas, siis neid inimesi, kes alustavad muutmist iseendast, on kaduvalt vähe. Suurem osa nii-öelda vaimsele teele astuvatest inimestest jäävad ikkagi ühe jalaga ühte paati, teise jalaga teise paati. Et kord nädalas võtavad ja joogatavad, teevad mingisuguse meditatsiooni, teevad mingisuguse maagilise liigutuse ja järgmisel päeval lähevad sellesse maailmasse, kust on harjunud olema, kus on vaja meil panka teenindada, laenud ära maksta, osta auto, millega tööl käia, maksta liisingut ja käia tööl selleks, et autot omada.
käituvad orjadena. Käituvad nagu ikkagi endiselt kahe jalaga erinevates paatides olijana. No see on selline hästi lõhkuv seisund. Et sellist lõpuni ausust, tegelikult ju väga palju ei ole. Et inimene võtaks ja paneks kõik selle maailma kokku ja hakkaks looma seda maailma. Ja kui nüüd võtta niimoodi, et saab küll kokku üks grupp inimene, kellel on mõttelaad ühesugune, aga ta on ühesugune ainult sellel hetkel, kui nad kokku saavad. Siis pärast nad lähevad parvena laiali ja igaüks elab jälle niimoodi sellist kahte elu. Üks on vaimne, teine on mitte vaimne. Et sealt ei tule head tulemust. Aga see mingisugune kriitiline mass nüüd selles reaalsustasandis ja pildis, mina ei ole selle avastajad on transcendentaalse meditatsiooni inimesed, on üks selline number, nagu seda on Maharishi efekte, mis on siis katseliselt läbi proovitud ja matemaatiliselt läbi arvutatud ja see on ruutjuur 1%. Et kui nüüd peaks Eestis kuskil 114 või 117 inimest, selle teooria järgi, hakkama elama puhtalt ja ausalt ja absoluutses koostöös. Siis peaks üks kõva nihe toimuma nii, et järgmisel päeval ärkame, eelmist päeva ei mäleta ja oleme otsapidi peaaegu paradiisis. Aga nüüd, et seda saavutada, siis on vaja sellel kriitilisel massil minu arvamust mööda täielikku harmooniat sellel ja koostööd. Jällegi see on see koostöö koht. See on nagu vennaskond või ordu. See on nagu vennaskond ja ordu, sest tegelikult kui me vaatame selle maailma manipulaatorite poole peale, nad moodustavad väga kompaktseid vennaskondi ja ordusid, käivad koos, teevad oma rituaale, nad ei tee seda ju nalja pärast. Nad teevad seda eesmärgi päraselt ja nad on oma eesmärgiga kusagile maale jõudnud nende jaoks. Me oleme nende võrgus ja sipleme iga üks oma ette, oma võrgu silmuses. Kui me nüüd saaksime korraga kokku selle ühe silmuse selle võrgu augu juures ja tegutsesime koos ühtemoodi, siis me lükkaksime selle võrgu nüüd parsti puruks ja läheksime võrgust välja. Aga me paneme iga üks oma radapidi. Ainult väliselt näitame, et nüüd saame kokku, õpime seda asja, õpime toda asja, mediteerime koos, istume maha, saadame armastust sinna tänna. See ei ole järjepidev tegevus. No mis neil viga, nende nimet on nii madal, see on meie vabandus, meie ühisnimet on nagu kõrge, eks ole. Aga nüüd see sama maatriks, mida sa mainisid siin, kuldlõige, Fibonacci jadad, elulill, kuidas see meid nagu hoiab orjuses tegelikult üldisemas plaanis? Esimest korda elus puutusin ma kokku elulille mõistega läbi Trunvala Melchisedeki raamatu. Ja siis ma lugesin seda raamatut ja siis ma mõtlesin, et oi, kui vahva, vaata, kui täpselt kõike seda maailma kirjeldab. Ongi olemas püha geomeetria on selleks meie maailma ja meie universumi alusstruktuuriks. Aga mõned aastad hiljem juhtusin ma lugema veel paari autorit ja üks neist on Greg Braden. Eesti keeles on ka ilmunud raamat Fraktaalne aeg. Tema esimene raamat Jumalik Matrix, Divine Matrix oli ka päris huvitav, aga see fraktaalne aeg pani mind väga tõsiselt mõtlema. Fraktaalses ajas autor Greg Braden, ta töötas 80-ndatel tema enda ütlust mööda Ameerikas kaitsetööstuses arvuti programmeerijana. Ja tema töö ülesandeks oli koostada arvutiprogramm, mille abil oleks võimalik ennustada tulevikusündmusi, näiteks tulevasi sõjalisi konflikte. Et kas on nendel erinevatel konfliktidel, sündmustel on need pommipanemised või pommitamised, terroriaktid või sõjalised konfliktid, kas neil on omavahel mingisugune seos? Ja kummalisel kombel ta leidiski selle seose. Ja see seos seisnes kuldlõikelises jadas. Ehk selles samas kuldlõikelises spiraalis, mis tuleneb oma olemuselt elulillest, mida kirjeldatakse meie universumi baasstruktuuri joonisena. Ja mis nüüd Braden veel avastas, oli see, et iga järgnev konflikt ja selline väga ebameeldiv sündmus on eelmisest kordades võimsam ja täpselt jällegi Fibonacci jada järgi.
ja kordades purustavam, kordades ohvrite rohkem. Noh, võtame lihtsa näite. Esimese maailmasõja tsiviilohvrite protsent oli 5%, teises maailmasõjas ulatus tsiviilohvrite protsent peaaegu 40%-ni ja viimane Iraagi lahesõda oli tsiviilohvrite arv 95%. Selline võimas kuldlõikeline jadatõus. Ja minu mõte oli selline, et kui see kuldlõige ja elulill on nii paganama perfektsed ja jumalikud ja pühad, no siis järelikult kõik meeletud tapatalgud ja verevalamised peavad ka olema siis nii pühad. Ja siis ma riburada pidi otsides ja otsides, mõeldes, analüüsides, konsulteerides jõudsin lihtsale järeldusele, et see elulill, Fibonacci jada, kabalistlik elupuu, nad mitte ei kirjelda selle meie universumi perfektsust, vaid nad on meie universumi selle maailma ja reaalsuse loomise tööjoonised. Sest kummalisel kombel ilmusid need samad elulille kujutised, elulillest tulenevad geomeetriad nendesse pühapaikadesse, noh, võtame kas või näiteks Egiptuses Abides Orus, Osirionis, Osirise templis elulille mustrid. Nad ilmusid siis, kui ilmusid maa peale sellised tegelased, keda me tänapäeval teame ja tunneme Anunnakidena. Nendena, kes tulid maa peale ja hakkasid siin jumalaid mängima. Hakkasid tsivilisatsiooni arendama, kellele pannakse siis medalid rinda ja hüütakse, et nad tõid meile kõrge tsivilisatsiooni ja suured teadmised. Enne seda me olime madalam kui muru ja mädam kui muda. Ja kogu see maatriksiga manipuleerimise algus tuligi sellest joonisest. Ja siis ma hakkasin otsima, et aga mis siis nagu eelnes sellele joonisele, kui kuldlõige ja elulill on sedavõrd hävitavad, siis loogiliselt võttes ei saa see olla loomise muster, siis meid ei oleks ju olemas, me oleksime ammu hävinenud olnud. Et sellele pidi eelnema ka mingisugune muu informatsiooniline baasstruktuur. Ja siis ma jõudsin otsapidi esimese hooga vabadusõpetuse ja kataarani. Ja nüüd ma hiljem olen teada saanud, et selliseid loovaid geomeetreid ja mustreid on peale kataara võib-olla veel. Aga elulill ei ole raudselt mitte see, mis kirjeldab absoluuti ja jumalikku loomismustrit, vaid see on hävitamise tööjoonis. Et ma tean, et paljud, kes väga siiralt usuvad elulille ja on teda tunnetanud kui midagi tõeliselt vägevat ja püha, et nad ei taha minuga nõus olla, aga minuga ei taha ka paljud lihtsalt tööinimesed nõus olla, kui ma ütlen, et see, kui te käite miinimumpalgaga tööl, ei ole mitte näiteks poeomaniku süü, vaid te olete ise sellise reaalsuse omale teinud. Räägiks natuke ka sellest, kui kitsas on meie nii-öelda tunnetuse sagedusriba või meie genoomi kasutusosa või ilmselt ka siis tingituna sellest samast elulillest või muust taolisest. Ja. Noh, kui me räägime genoomist ja meie DNA-st, siis juba ametlik akadeemiline teadus ütleb, et üle 90% meie DNA-st on nii-öelda rämps DNA, mis ei kodeeri ega dekodeeri mitte midagi. Ta on nagu uinuvas olekus. Noh, vastab see nüüd tõele või vasta tõele, Tant seda teab. Kui oli siis see inimgenoomi projekt, mis tänaseks päevaks kummalisel kombel on ära lõpetatud, sest ta ei viinud mitte kusagile, siis loodeti teada saada kõikvõimalike haiguste ja hädade algpõhjusi. Ja arvati, et teitakse kusagil circa 200 000 geeni inimesel. Et siis on kõik saladused meil inimese kohta teada ja aga avastati nüüd mingisugune tühine 25 000, 26 000, 27 000 geeni, mis midagigi kodeerisid ja andsid nagu ette. No see on jälle selline molekulaarbioloogiline ja süvamaterialistlik akadeemiline käsitlus. Ja põhimõtteliselt meil on olemas ainult 2 DNA-ahelast üks piisikene jupikene, mõned protsendid, mis tegelevad informatsiooni vastuvõtmisega informatsiooni väljast ja selle väljastamisega informatsiooni välja. See väide, et meie DNA sisaldab informatsiooni, see on tegelikult selliste geneetika
pioneeride poolt ammu pikali lükatud. On olemas selline teadus, mis teadusharu õigemini geneetikas, kes väga võidukalt edasi sammub ja tõenäoliselt peatselt ka võidu saavutab, on epigeneetika, ehk mis näitab ja tõestab ära, et DNA funktsioneerib antennina. Siis on olemas Venemaal Pjotr Gorjajev, kes on tegelenud väga põhjalikult juba mitmeid kümneid aastaid sellega, ütleme teaduse sellise haruga, mida ta nimetab lainegeneetikaks, mis jällegi näitab ära, et DNA tegeleb informatsiooni vastuvõtmisega infoväljast ja selle väljastamisega info välja. Aga kuna ta on niivõrd ära kohitsetud seisundis, et see 90% ei funktsioneeri, siis järelikult meil üle 90% sellest informatsioonist, mida DNA peaks vastu võtma, jääb vastu võtmata. On olemas kirjeldused, et kunagi oli inimene 12 DNA ahelaga. Tänaseks päevaks on järele ainult 2. Kust kohast need 12 on tulnud vanadest kirjeldustest, sest põhimõtteliselt geneetikat ja DNA manipulatsiooni asja kirjeldavad ka Sumeri savitahvlid, Anunnakide tegevus. Mul ei ole küll füüsilisi asitõendeid kinnitamaks, et inimene kunagi on olnud 12 ahelalise DNA-ga. Aga kui kirjeldused ja legendid on olemas, siis legendid ja kirjeldused ei sünni tühjale kohale, mitte kunagi. Informatsiooni väljadega on üks selline lugu. Me ei suuda mitte midagi välja mõelda, midagi sellist, mida informatsiooni väljas juba olemas ei ole kirjeldusena. Me suudame edastada, vastu võtta, formuleerida ainult seda informatsiooni, mis on juba eelnevad info väljas kirjeldusena olemas. Ka kujutlusena, ja fantaasiana. Aga põhimõtteliselt on olemas, ma olen kohtunud ühe Hollandi geneetikuga, kellel on olemas ka joonised, üsna täpsed, milline võiks välja näha 12 säidega DNA. Ja kui sellist joonist on võimalik geomeetriliselt juba konstrueerida, siis on alust arvata, et midagi sellist ka kunagi oli. Oletame, et meie geneetiline DNA antenn on ära kohitsetud, aga ka meie meelelise taju riba elektromagnet väljas. See on mingi pisike murdosa protsendist. Põhimõtteliselt on, see on ju niimoodi, et ametlik akadeemiline teadus tunnistab ja tunnustab, et 95% universumi mateeriast on tume aine ehk tume mateeria, tume energia, aga mitte selles mõttes tume, et oleks tumedat värvi, vaid selles mõttes tume, et meie oleme tumedad ja me ei tea sellest mitte midagi. Ehk teadus tunnistab, et 95% mateeriast ta ei tea mitte tuhkagi. Otsitakse tumeda energia mingit pilve ja väidetakse, et ta on kettakujuline. Ta on kõikjal. Ta täidab ka kõiki aatomeid, kogu seda ruumi, siin on seda tumedat energiat, millest me ei tea, meie oleme tumedad. On niivõrd palju, et seda on 95%. Siis on olemas helenduv aine ja mitte helenduv aine ja siis on olemas elektromagnetvõnkumise spekter, mida kah ametlik teadus peab ju mateeriaks, sest vastasel juhul ta ei uuriks, sest meie ametlik teadus on ju materialistlik. Ja elektromagnetvõnkumise spekter moodustab ainult 0,005% kogu mateeriast. Ja selle elektromagnetvõnkumise spektri sisse, selle 0,005% sisse jääb ka meie poolt nähtav valgus, mis on ainult 0,05% sellest 0,005%. Piltlikult öeldes me oleme pimedad nagu mutid. Me ei näe mitte midagi ja siis mingisugused skeptikud tulevad ja hõllutavad, ütlevad, et mida mina näinud ei ole, seda ei ole olemas. No, siin selles ruumis on raadiosaateid, mobiiltelefoni sideinformatsiooni, siin on see tsihukene lainesupp. Kas ma näen seda kuskil? Ei näe, järelikult ei ole olemas. No. Seda on pildistatud, jah. Me oleme nagu supi sees, mingis pudrus. Ja osa inimeste immuunsüsteem ei pea seda vastu. Et ainuüksi nägemisega me oleme niivõrd kitsas diapasoonis, kuulmisega sama ultraheli, koerad kuulevad, meie ei kuule, infraheli, me läheme selle peale lolliks, aga me ei kuule. Me küll füüsiliselt saame sellest kahjustatud nii ultrahelist kui infrahelist, kui see pidevalt meile mõjub, aga me ei kuule seda. Me ei olegi suutelised kuulma.
no oletame, et me olime kunagi 100%-lise potentsiaaliga, et meid loodi täiuslikuna, nagu vabadusõpetused seda ütlevad ja kas siis võib öelda, et mingil ajal tõmmati meile lihtsalt kott pähe, ilmus mingisugune parasiitrass. Muide, huvitav on see, et kui verine on see maailm, kus me ju elame oma toitumisahelates. David Icke kirjeldab, kuidas antiloobikarjad, eks ole, Aafrikas hooajaliselt rändavad rohumaadele läbi jõekoolmete, kus siis krokodillide karjad neid nii-öelda massiliselt hävitavad. Ja seda me näeme igal pool ja ilmselt ka selles maatriksis vist oleme siis ka meie toitumisahelas kellegi süüa ja järada. Et mida selle kohta, millega meie nagu toidame? Ma ei saanud öelda, et mulle meeldiks kangesti inimesi šokeerida, aga see kukub niimoodi välja. Selleks, et siin selles maatriksis ellu jääda ja elada sellisel füüsilisel kujul, nagu me oleme me sunnitud sööma ja hävitama teisi elusid. Me peame olema kiskjad. Kiskja klassikalises mõistes on see, et need skeletid siin on tekkinud tänu sellele, et me oleme siit selle liha ümbert ära söönud. Aga võtame ühe pisikese nisuidu. Oma olemuselt mina looksin näiteks, mulle meeldib nagu nalja teha kooli ajal juba ülikoolis. Me otsustasime, et me loome akadeemilise taimekaitse seltsi. Hakkame porgandite õiguste eest seisma. Siis põhimõtteliselt on ju niimoodi, et kui me võtame nisuidu, mis ta siis on? Ta on ju elu. Sinna sisse on kätketud, tema info välja on kätketud idee idanemisest, võrsumisest, kõrsumisest, õitsemisest, viljumisest ja elu edasi andmisest. Aga meie pistame ta lihtsalt niisama kujuvalt pintslisse. Mitte sellepärast, et me oleksime mõrtsukad. Me peame seda tegema, sest me ei saa muidu ellu jääda. Sest surnud mateeriast ei saa ka taimed söönuks. Selleks, et taim saaks mullast toitainet kätte, peavad nad olema orgaaniliselt seotud mingiteks orgaanilisteks molekulideks, eeldatavalt mingisuguse eelmise elu laguprodukt, aga ta ei tohi olla täiesti lõhustunud niimoodi. Üksikuid mikroelemente, makroelemente taim kätte ei saa. Paljalt päiksevalgusest ja klorofillist ei piisa. Tal on vaja toitu ja see peab olema elusas koosluses. Elus substraat. Sõnnik on ka elus substraat. Nii et me toidame taimi ka. Jah, me toidame taimi ka ja täpselt samamoodi me sööme nad ära selleks, et siin elus püsida. Ja see on nüüd see, kuidas meid on disainitud. Ehk käib üks pidev teiste elude hävitamine, ükskõik mil moel selleks, et elus püsida. Ja need, kes meid nii-öelda tarbivad, nad ei tee seda paha tahte pärast, vaid nad on näljas. Nad peavad ka elus olema kuidagi. Nad peavad kuidagi moodi elus püsima. Nüüd tekib see küsimus, et kes on need mitte hea tahtega tegelased? Räägitakse, et on siis mingi parasiitide rass. Mina julgen öelda, et neid on terve hunnik. Minu kogemused, teadmised ja minu mõttekaaslaste kogemused, teadmised näitavad seda, et neid kosmilisi rasse, kes ei ole suutelised ise looma eluenergiat, vaid peavad sööma ära kellegi teise. Neid on hästi palju. Ja nüüd siia kõrvale põikena see, et neid on ka meil siin hästi palju. Ja nüüd on selline koht, kus inimesed võiksid natukene järele mõelda. Me oleme erinevates kultuurides, erinevates õpetustes harjunud võtma sõna ingel kui midagi väga heatahtlikku, püha ja nii edasi. Täiesti siiralt võtame, usume ingel, see on nii tore, tiivuline, valge, helendav valgust tegelane. Aga võtame nüüd kätte ja loeme Vana Testamenti. Siis mina Vanast Testamendist ei leidnud ühtegi heategevat inglit, kes oleks lõpuni olnud üdini armastus. Kui Aadam ja Eva aeti paradiisist välja, kes vehkis tulise põleva mõõgaga? Ingel. Kui oli Soodoma ja Gomorra hävitamine, kes läks Abrahami ja Loti perekonna juurde ütlema, kuulge, laske jalga, linn läheb hävitamisele. Need olid inglid. Oleks nagu head teinud. Aga miks nad ei võinud minna linna ja öelda kõikidele süütutele lastele, väetitele raukadele, süütutele inimestele, kuulge, mingisugune tüüp kavatseb linna õhku lasta, laske jalga. Seda tüüpi nimetatakse Jehovaks. Enne käis mingi kauplemine ka ikka, et palju õigeid peaks olema, et ellu jääks. See palju õigeid ja palju mitte õigeid, see on hea klassikaline tsitaat sellest ajast, kui
Euroopa ristisõjad, Katarite vastased sõjad toimusid, siis Graf de Montfort saatis paavstile kirja, et olen Albi linna juures, siin on 3000 elanikku, ei tea, keda ära tappa. Kes on ketserid, kes ei ole, mille peale paavst saatis vastus, et tappa nad kõik küll jumal õiged ära tunneb. Aga nüüd inglite juurde tagasi tulles, ma ei leidnud Vanast Testamendist ühtegi lõpuni head inglit, siis tõenäoliselt ei ole õige nimetada ja pidada kõiki ingleid mingiteks väga headeks tegelasteks. Siin tuleb olla valmis tegema mingisugust vahet. Mitte kõik nad ei ole hea tahtega. Ja nüüd, et me nimetame kõiki ingliteks, kunagi üks ihtioloog. Ma kunagi kasvatasin kalu ja üks Ameerika ihtioloog seisis tiigi kaldal ja ütles, vaata kui kummaline. Et siin tiigis ujuvad haugid, latikad, kogred, lõhed, forellid ja meie seisame siin kalda peal, vaatame vette ja ütleme, näe, kalad ujuvad. Aga kujuta nüüd ette, et üks mingi kala, üks Atlandi tuur on seal vee all ja vaatab kalda peale välja. Kalda peale seisavad inimene, põder, hiir, kass, lõvi, ahv ja siis see tuur vaatab niimoodi, näe, imetajad seisavad. Tegelikult me oleme nii palju erinevad. Ahv, koer, hiir, elevant. Ei saa võtta ühe nimetajale, et me nüüd oleme kõik imetajad. Täpselt samuti ei saa nimetada kalu ühe nimetajaga, nad on kõik nii erinevad. Et kalasööjad imetad kui kalasööjad. Ja põhimõtteliselt on see täpselt seesama, et kui meil on tegemist erinevate kosmiliste rassidega, kes meil siin tegutsevad ja mingil moel manifesteeruvad ja toimivad, siis võtta neid nimetada kõike ingliteks. Tuleb suuta ja tuleb tahta osata vahet teha neil, inglitel ja tegelastel. Ja need inglid tegelased, need ongi siis osad neist, kes meil siin tegutsevad ja mitte kõige paremaid asju on korda saatnud. Nüüd tekib see küsimus, kust nad tulevad, kuidas nad sündisid. Kui me võtame, et see on minu pilt, mida ma nüüd kirjeldan, minule meeldib kasutada sõna allikas. Mõnele meeldib kasutada sõna Jumal, mõnele algallikas. Minule meeldib sõna allikas, ta on selline hästi puhas. Mis asi on allikas? Allikas on üks lõputult suur laeng, ehk ongi see suur lõpmatu teadvus, kes loob kogemusi selleks, et saada kogemusest informatsiooni. Informatsioon on sama, mis on energia ja nüüd saades selle energia, siis allikas selle najal eksisteerib, et tal on jälle taas laeng, millega luua uusi kogemusi. Ja mingisugusel nii-öelda, me võime kirjeldada siin aja hetkel, kuigi aeg ei ole ju absoluut. Tekkis allikal ihalus teada saada, kuidas oleks nii, et luua reaalsus, mis oleks allikast lahutatud, ehk hakkaks nagu ise allikaks. Või võtame asja teistpidi, tekkis lihtsalt sellel reaalsusel selline arrogantne inimlik idee, et mis me jamame selle allikaga, hakkame ise allikaks. Ja see tasand, seda võib nimetada avatari tasandiks, kus kõik mõtted koheselt manifesteeruvad. See oli koheselt võimalik. Allikas andis selliseks kogemuseks loa, et väga huvitav oleks teada saada, mis siis juhtub, kui tekivad üksed eraldi tegelased, kes on isoleeritud allikast. Meie siin elame reaalsuses, mida võib nimetada selliseks oma omaduselt, et kõik mõtted on lubatud. Me võime mõelda mida iganes, aga see koheselt ei manifesteeru. Kaitseb meid, jah. Kui me mõtleme näiteks siin praegu elevandi peale, siis jumal tänatud, et see elevant siia kohe paugu pealt ei teki ja meil ruumi täis ei tee. Aga ei ole välistatud, et kuskil 2000 aasta jooksul tekib situatsioon, kus siin seisab üks elevant. Ehk kõik mõtted manifesteeruvad teatava veniva aja tulemusena. Ja nüüd see avatari tasand seal, kes lahutas ennast ära allikast, sattus situatsiooni, kus ta lahutas ennast ära allikalisest energialoomest. Ja jäi nälga. Nüüd selleks, et mitte hävida, läksid nad madalale võnkesagedusele ehk võimalikult energiaefektiivsesse seisundisse. Ja hakkasid otsima kohta, kust kohast saaks süüa. Ja meie siin olime selline paras mõnus ports, sellises venivas tihedas reaalsuses, loomas energiat
ja vabadusõpetuse kaudu tulnud ja mõne teise õpetuse kaudu tulnud idee sellest, et inimene loodi erinevate kosmiliste rasside poolt hästi suure potentsiaaliga, see tähendab seda, et potentsiaal oli küll suur, aga me olime ääretult naiivsed. Meid loodi siia ühe kirjelduse järgi selleks, et need samad anorgaanilised ehk allikalisest loomest eraldunud tegelased saaksid tulla meie juurde ja tulla tagasi allikalisse loomesse ehk saada tagasi oma orgaaniline olek. Aga mitte kõik nad ei tulnud sealt sellest madalast võnkumisest meie juurde oma heade kavatsustega, vaid nad tulid siia ja leidsid, et ai, siin saab hästi süüa. Ja mis nad tekitasid? Nad tekitasid meil madala võnkesageduse, mida kirjeldatakse hirmuna, vihana ehk kõikvõimalikud hirmu emotsioonid, nad viivad meid madalale võnkesagedusele, pressivad meid tihedaks. Et me oleme siin nagu taldriku peal, aga me oleme neile söödavad seni, kuni me ei teadvusta seda. Sellest hetkest, kui me saame teadvustada, et meie eesmärk on saavutada taas kõrge võnkesagedus, kõrgel võnkesagedusele oleme me suutelised muutuma nendele anorgaanilistele tegelastele nähtamatuks ja selle samas hakata neid ise nägema ja tajuma. Me hakkame neid tajuma ja siis me saame neid kas vältida või mingisuguse olukorra puhul saame neid hakata aitama. Et tulge nüüd, saame orgaanilise olemuse tagasi, aga enne seda peame me oma enda sellise taastamise läbi tegema. Saame kõik valgustoidulisteks, nii öelda. Vahet. Jah, et kui me toitume valgusest, kas me siis seda enam toiduks saamegi nimetada, see on siis taas selline mäng ja eksisteerimine ja loomine ja uute kogemuste tekitamine. Milline sõnum on nüüd sinu jaoks Matrixi triloogial? Kuidas see kajastub kogu selles nägemus? Esimest seeriat, esimest filmi sellest ma aina vaataks, sest põhimõtteliselt sellesse filmi on kätketud sedavõrd palju otseütlemisi selle maailma kohta, milles me siin elame. Ja mis mul nagu tänase päeva seisuga sellest filmist eriti niimoodi kripeldab, on see kirjeldus, kus Morpheus kirjeldab Neole, et suurem enamus inimesi siin selles linnas, mis ringi käib ja jalutab, tegelikult ei taha sellest Matrixist väljuda. Nad on valmis isegi võitlema selle nimel, et selles vangistuses, sellel taldriku peal edasi olla. Sellepärast, et see on nende ainus mugavustsoon, kus nad tunnevad, et siin on midagi tuntud. Inimesed kardavad sellest mugavustsoonist välja astuda, omades hirmu, et äkki seal väljaspool on midagi veel jubedamat. Ja kui ma nüüd mõtlen selle praeguse maailma situatsiooni peale, siis mul ei ole mitte mingisugust hirmu ja minu sõnum ka inimestele on, et ärge tundke hirmu uute või taas esile kerkinud ideede pärast. Ei maksa karta manipuleerijaid. Me võime neile nimed ka külge kleepida, tegelikult algmanipuleerijad ei ole meie jaoks füüsiliselt nähtavad, aga võtame riikide valitsejad, võtame igasugused salaorganisatsioonid, Rockefellerid, nähtavad tegelased, Sorosed ja nii edasi. Mina ei karda neid. Aga tuleb mulle näiteks Rockefeller, vana David vastu. Ta on nii vana, nii väeti, ta ei kujuta minu jaoks mitte mingisugust ohtu. Aga mis mul tekitab kergelt kõhedust, on need inimmassid, kes lasevad sellistel tüüpidel ennast manipuleerida. Kerget kõhedust tekitavad need inimesed, kes lasevad pankadel ennast lüpsta ja siis ei tee muud, kui ainult õigustavad. Näiteks siin hiljuti Maalehes oli üks artikkel, inimene, ettevõtlik mees otsustas hakata köögivilja kasvatama, võttis pangalt laenu, köögivilja talu, tahtis tilli kasvatada, aga siis tuli 2 kuiva suve. Till kuivas kõik ära, pangale meeletult võlgu ja siis tuli pank ja võttis tal kodu käest ära, mees istus õnnetu näega. Nüüd pank võtab ära, kõik kirjutasid ja võetigi ära. Pidigi oma enda kodust lahkuma. Mind hirmutavad sellised inimesed. Mind hirmutavad ka need inimesed, kes näitasid tema peale näpuga, et ise loll, ise võttis laenu. Inimesed, kes lepivad selliste mängureeglitega. Inimesed, kes lepivad selliste mängureeglitega. David Icke räägib sellest, et meie allika kogemus tuleb meie juurde uuesti surmas selles kirkuses ja õndsuses ja kerguses ja puhtuses. Kas selle maatriksi taga on veel mingid maatriksed, mis püüavad meid lõksu? Ja kuidas see algallikas meid aitab nüüd sellel teel tagasi orgaanilisse olekusse? Sellele lühidalt vastata on maru raske.
põhimõtteliselt on niimoodi, et meie ehk minu vaatevinklist mina, sinu vaatevinklist sina oleme allika väljendus. Allikas ei tegele mingisuguse aitamisega. Allika jaoks on iga kogemus kogemus. Mina, kes ma olen allika väljendus siin selles maatriksis, see on minu ülesanne valmistuda siit sellest maatriksist väljumiseks. See on see, et ma üritan ennast võimalikult palju taastada, võimalikult teadlikuks saada, teada saada ja mitte lasta ennast siinsel maatriksil manipuleerida, sest neid manipuleerida on niivõrd palju. Võib-olla see kõlab natuke liiga suurelt, kui ma näitan näpuga kogu New Age'i pihta, aga neid nii-öelda kaasaegseid õpetusi on hästi palju, mis ütlevad meile, et kannatus on ainus asi, mis meid edasi arendab. Reinkarneerumine on vältimatu. Karma on ikka selline, et kogu aeg ole hirmul, et kas sa oled eelmises elus mingi käki kokku keeranud või ära sa siin ka maad kaeva, sest sa võid vihmaussi ära tappa, järgmises elus sünnidki vihmaussina. Need on kõik hirmuprogrammid ja need on programmid, mis, kui me võtame neid tõsiselt, siis kogu meie teadvus keskendub nendele teadmistele, mis me oleme eluaja jooksul omandanud, et peale surma satume purgatooriumi, peale surma saadume paradiisi Peetruse juurde, kes siis omakorda kas laseb sisse või ei lase sisse. Kui me oleme sellest sügavalt oma teadvusesse vastu võtnud, siis täpselt sellist mustrit me hakkamegi täitma. Need samad lõksud. Need samad lõksud, see sama ringlemine, et on olemas selline mõiste nagu teadlik surm, aga nüüd selleks, et teadlikult surra selles bioloogilises tasandis ja minna, kuhu iganes me tahame minna, siis me peame elu jooksul suutma ennast taastada, peame koguma teadmisi olema kaine mõistuse ja avatud meelega, avatud mõistuse kaine meelega, hästi tasakaalukad ja analüüsivad, leidma sõpru, kes aitavad meil leida seda tasakaalu. Ja läbi näinud selle mängu. Jah, kes on seda mängu läbi näinud või siis kas või koos arutlusega püüda see mäng läbi näha. See on täiesti võimalik, see informatsioon on meil läbi imbunud, me oleme ise ta siia kaasa toonud, mitte keegi kõrgema allikas ei ole meile midagi saatnud, me oleme ise selle kaasa toonud siia. Siia sellesse reaalsusesse on sündinud inimesed, kes omavad väga suurt potentsiaali seda informatsiooni siia tuua. Mingisugusel põhjusel on nad siia sündinud, kuulakem neid. Ma ütlen veel kord, et ma ei usu ise ka mitte midagi. Ma olen paduskeptik. Mul on lihtne kriteerium, ma kas tean või veel ei tea, aga olen valmis teada saama. Ja järgmisel hetkel olen ma valmis teada saama midagi, mis minu tänastele teadmistele käib risti vastu, ujuv paradigma, lähen sellega kaasa, vaatlen, analüüsin, aga mitte ei torma iga asjaga kaasa. Saab ikka välja. Tore, lõpp hea, kõik hea. Aitäh, Arvo!